Tasuta ühistranspordis saab juba nädalaid sõita, seda aga siiani ei toetanud pargi- ja reisiparklate süsteem, sest iga sinna sisenenu pidi ikkagi ühistranspordis rohelise kaardi valideerima, muidu parklasse asja polnud. Tänasest on siingi muudatused sisse viidud. Ühtlasi me näeme võimalust, et need parklad võiksid ka edaspidi olla kõigi poolt kasutatud ning seetõttu me nüüd tõstame üles tõkkepuud ning pargi- ja reisiparklad saavad hommikusel ajal kuni siis õhtusajani olema kõigile tasuta avatud parkimiseks. Kindlasti me ei soovi seal näha pikaajalist parkimist ja seetõttu on see parkimise võimalus seal ajaliselt piiratud. Täna on ühistranspordis ohutum sõita kui taksos, sest ühissõidukeid desinfitseeritakse mitu korda päevas, reisijaid on vähe ja lisaks on Tallinn alustanud ootepaviljonide desinfitseerimist. Oleme varasemalt teinud täiendavaid desinfitseerimise ja puhastumistöid regulaarsetel alustel Viru bussiterminalis, kuid me näeme, et ka bussipeatused on need kohad, kus inimesed kogunevad, kus oleks vaja rohkem teostada puhastustöid ning sellega seoses oleme tihendanud ka bussi ootekodade pesemisgraafikuid. Samuti saadab praeguste koondamislainete taustal linn sõnumi kõigile ühissõidukite juhtidele. Te olete hoitud, peame teid eesliini võitlejateks. Samal ajal oleks minu sõnum kõigile Tallinna bussijuhtidele, et olge rahulikud, Tallinn ei kavatse koondada ja kindlasti meie jaoks on väga tähtis see töö, mida te teete ja me hoolime teist ega mingilgi moel kavatse lähiajal halvendada teie töötingimusi. Aga palgakärpeid ei tule? Just nimelt seda ma mõtlengi, et ka palkade kallale me kindlasti ei tahaks minna.